Ja tere õhtust, minu nimi on Timo, kuidas on sinu nimi? Oled otse tervist, no tervist, head vana aasta lõppu kõigile siin. Ja tere õhtust, Maarjo Mallistab meile sealt maalt, millest meil just juttu oli, et Soome esitajaid naljalt saates mängida ei saa, vähemalt mitte niimoodi siin selle YouTube'i kanali peal. No võt, ma vaatan ka, et meil on siin nagu nii-öelda kõvad pealtkuulajad ja me oleme ju tõelist poliitilist vägivalda siin nii-öelda kajastame selles rõõmsas ja toredas aastavahetuse lõpusaates. Et see on nagu huvitav. No mis saab olla vägivaldsem kui Saare Aalto lugu Walking in the Air, et pluss veel see taustalugu ka, millest meile rääkis Külliki. Ma tahtsin veel hiljem, kui oleks nüüd lastud mul see lugu lõpuni mängida, siis Külliki rääkis ja sõnastas kõik oma soovid ja taotlused nii kenasti, lugesin meile luuletusi ja milline saabki olla üks parim aasta ringi kokkuvõttev saade kui selle, mille rahvas ise teeb. Palju meid siin küll otse-eetris on, ennemalt oli 100, hetkel on 58-60, et nii ta käib, kahjuks. No nii, jah, just täpselt nii ta käib, et eks see ongi nende ülesanne represseerida ja paljud inimesed, kes kuulavad, löövad käega, et näed, ei olegi nagu võimalik saadet edasi ajada, sellepärast, et näed, kogu aeg on kinni ja ei tea, kas ta ka lõpuni käib. Aga ega me ju ometi jonni ei jäta ja me ikkagi raiume oma teemat edasi, nagu me oleme neid aastaid ajanud, et süvariigile me ei allu ja nii need asjad on. Kui natuke rääkida aastast, mis meil tuleb siin aastal 2026, siis mina ise näen, olles poliitikas olnud siin nüüd aastast 2019 ja nähes neid kõike protsesse, kuhu see kõik asi viib, siis meid on ees ootamas üsna revolutsiooniline aasta, et selles suhtes jääme ootama parimat. Mina ise isiklikult näen põliseestlaste tõusu Eestis. Mina näen seda, et eestlastel on vaja tõusta ja leida nii-öelda enese mina üles. Et see on üks olulisi maamärke ja ilma selleta ei jäägi ellu. Ja eestlased peavad ise saama aru, mis asi on eestlane, nad peavad saama aru, mis asi on Eesti riik ja nii see asi läheb. Et vähemalt mina teen selleks kõike, et Eesti rahvus säiliks, ütleme nii, et kuidas ma nüüd ütlen, et need maalased, kes elavad Eesti territooriumil, et nad saaksid aru, kes nad on, virulased, läänlased, saarlased ja nii edasi. Aga sinnamaani on vaja nüüd jõuda ja kõigil Eesti maa peal elavatel inimestel saada aru, kes nad on. No põlisvirulane ei ole ikka päris sama, mis on põliseestlane, et sellest sa saad ju, Maarjo, aru. Et loomulikult. Põliseestlastele, põlisrahva õiguseid, neid asju ajab selline mees nagu Kalev Ots peaks vist neid ajama ja ma tean ka, et üks erakond on loodud, mille pealkiri peaks olema siis pere ehk siis põliseestlaste rahva erakond. Võib-olla äkki, et see on vähe teine teema, kui sa nüüd viitad sellele, mis asju ajan mina. Et need on kaks päris erinevat asja. Ja muidugi selle riigi loomisega on ka selline lugu, et mida aeg edasi, mida enam ma loen, mul on siin üks raamat Kohanemine ja vastupanu, Toomas Karjahärm ja Väino Sirk on selle raamatu autor, mingi jupi ühest
Karjahärmi tööst olen ma lugenud ka Viru Meedia lehel sisse või ette, kuidas õige öelda oleks, kus ja millest kõigest ma olen hakanud tegema järeldust, et nii nagu täna intellektuaalid võimutsevad, nii nad vähemalt ennast nimetavad või selleks peavad, siis maarahvas suures osas ei teadnud ööd ega mütsi, mis olid intellektuaalide plaanid, tehti maarahvast ehk siis põlisrahvastest eestlane, vorbiti valmis kenasti ja kui oldi saadud eestlaseks, siis hakati looma eurooplast. See oleks minu selline lühi ütlemine sellel teemal. Kuigi ma ise mõtlesin, et ma täna seda teemat ise puudutada ei taha, aga kuna teema on vaba, siis teema ongi vaba. Just täpselt ja sa oled jumala õigel teel ja ütleme nii, et sinu mõtted ja põliseestlaste mõtted tegelikult ongi need, mis päästavad Eesti, sest tegelikult põliseestlased, kui nüüd minna ajaloost tagasi, siis nemad olid ju need, kes lõpuks andsid nii-öelda allkirja selleks, et üldse see nii-öelda Eesti Vabariik saaks luua, aga et see nende käest ära kaaperdati ja sisuliselt need võimurid selle nii-öelda ära võtsid, neil mütsid pähe tõmbasid ja hiljem me ju teame ise, et küll see institutsioonile tõmbasid kommunistid mütsi pähe, siis tulid nii-öelda natsid, siis tulid jälle kommunistid ja nüüd meil on see eurokommunism ehk neomarksism, kes sisuliselt anastab ja toodab meil mingit homopropagandat ja teeb igasugust muud tsirkust meie koolides, meie lasteaedades ja nii edasi. Aga see peab muutuma, ütleme niimoodi. No jah, muidugi ma tahtsin midagi siia vahele öelda, aga ma vahepeal teen siin märkmeid ja kuulan sind ja nii edasi ja samal ajal mõtted jooksevad oma radapidi, aga nii nende asjadega on. See punkt, kus täna armas Eesti rahvas on, milline on see väljapääs, siis arvestades sellega, kuidas meie maad lõhutakse. Vaata, Kalle Eller, temast ei ole väga palju videomaterjali, aga Kalle Elleril on üks selline, ma tean tausta, puusalt tulistatud videoklipp, mille pealkiri, ma arvan, et ma ei eksi, on siis järgmine. Põlisrahvad, kas maailma ainukene lootus ja küsimärk lõpus. Sellise küsimuse ta esitas, eks ta ise ka vastas. Minu jaoks on täna vastus selge. Jah, see on maailma ainukene lootus, kui ma vaatan, kuhu on riikide kaupa jõutud, siis selle krempliga ei ole enam mitte midagi peale hakata, sest need inimesed, kes täna veel küsivad enda käest, ka mina seda paar aastat tagasi veel tegin, et aga kas mina ei olegi siis Eesti riik? Ei ole. Eesti riik on Eesti Vabariigi valitsus koos oma repressiivorganitega ja ametnike merega. Aamen, ütleme selle koha pealt. Aga tegelikult siinkohal, nagu Andres Saukast tsiteerides, et laseme nüüd Eesti rahval ja rahvastel ise mõelda, kuidas nad selle institutsiooni või selle asjaga edasi soovivad uuel aastal minna ja sooviloo, ma olen siin ema ja siis nii-öelda tema elukaaslasega ja meil oleks üks soovilugu, oleks vendadelt turbidelt. Mis see, ütleme, see peal väljas on veebruar täna, vennaturbid. Jaa, see on hea lugu. Aga oota korra, ma tahtsin vist veel midagi öelda. Ei tahtnudki midagi öelda, aitäh Maarju, et sa helistasid ja eks me siis suhtleme, ma otsin selle loo üles ja panen mängima. Kuule, aitäh sulle ja võitleme edasi, ka uuel aastal võitleme edasi ja me ei anna alla. Ja, ma tean, mul tuli meelde, mida ma tahtsin öelda. Ütle palun see saate pealkiri ka, mida sa Andres Saukasega koos teed.
Tehnokraat, ohohoo, meil on juba üsna palju episoode on tehtud. See on, ütleme, see ei ole kerge kuulamine, ütleme nii palju kui haritlastega ma olen kokku puutunud, siis kõik teavad seda tehnokraati, aga tavakuulajale on ta raske kuulamine, aga on ka, meil on kuulajaid, mitte muidugi nii palju, kui on veebiraadio lihtsalt ja keerutamata, aga nii on. Aga uuel aastal tuleme ka välja uue saate sarjaga 10 küsimust. Aga nüüd ongi see, et esimene saade on nii-öelda ära vormistatud, skripti pandud, külaline on olemas. Teised saated nüüd sõltuvad sellest, kuidas siis saate vaatajad ja kuulajad ise otsustavad, mis küsimusi nad saadavad ja mis külalisi nad valivad. Ja sellest sõltub siis selle saate tihedus ka, kui tihedalt ta välja hakkab tulema, et kui küsimusi ei tule, külalisi ei tule, siis ei tule ka saateid. Ehk siis kõik on Eesti rahvas kinni, et kuidas nad saateid soovivad näha ja kuulata ja nii lihtne see ongi, et saate salvestus on 4. jaanuar ja ta, ütleme, YouTube'i ta tuleb siis nädal hiljem. Ehk siis 5. ta tuleb Patreon ja Blu-raybase ja ülejäänud siis nädal tuleb YouTube'i kuulata ja vaadata. Ja, ma tahtsin seoses selle saatega öelda lihtsalt seda, et sellel ei ole väga palju kuulamisi kahjuks, aga see on väärt see asi, mida te Andres Saukasega koos teete ja veate. Nii et jõudu selle sama saate formaadi jätkamisel. Aitäh sulle, Maarjo, ilusat õhtu jätku teile siin. Muideks, see sama väljas on veebruar täna. Mina ei leidnud Urbide versiooni sellest loost, aga ma leidsin sellise versiooni nagu Aarne ja Meelis bänd ja Katrin. Et ma ei ole seda, ma ei tea, mis kvaliteediga ta on, aga paneme võib-olla siis selle mängima ja... No, teeme nii. Ja nii palju ka teadmiseks, et selle loo helilooja on kes? Ma annan kõigile 5 sekundit aega mõtelda. Kes on selle loo helilooja? Ei tea, 5 sekundit on läbi. Ma tean seda lugu, sellel on väga ilus viis, ehk siis heli, jah. Selle loo helilooja on, kohe ma ütlen seda, trummide põrin. See on võib-olla ainus asi, millega see mees on hästi hakkama saanud. See helilooja on Valdo Randpere. Aitäh sulle ja ilusat aasta lõppu. Okei, aitäh. Aga vähemalt midagi. Okei, tšau.